Esimesed mälestused muusikaga. Ma arvan, äkki isa mängib klaverit kodus. No võib-olla ma alustaks sellest, et kuidas ma üldse lugusid kirjutan. Et kõigepealt see algab ikkagi endaga olemisest või üksi olemisest ja endasse kuidagi sukeldumisest. Et siis ja minule on väga oluline on üldiselt linnaruumist väljuda ja olla looduses. Teatris muusika kirjutamine on võib-olla keeruline sellepärast, et see on nii elus protsess, on üks teatritüki valmimine. Ja selle juures olles on alati see küsimus, et millal on see õige hetk, et ma saan nüüd aru, et mida siia vaja on, et kui tükk ei ole veel valmis, et võib-olla järgmine päev seal on juba midagi uut. Et selles mõttes on filmile muusika kirjutamine võrdlemisi nagu mugavam. Et see on valmis pilt ja ma võin selles kindel olla, et see on homme samasugune ja mul on kuidagi hästi mugav on sinna teha see muusikat kirjutada, sest ma näen, mis on juba tehtud. Ja kui ma nüüd ise midagi teen, siis on see mingis mõttes võib-olla kõige keerulisem ikkagi, sest siis ei ole nüüd üldse enam, ainuke raamistik on minu enda kujutlusvõime või see pilt, see abstraktne pilt, mis mul peas on. See muusika kirjutamine muidugi erinevatel tükkidel ongi ka erinev, sest näiteks Von Krahli ma olen kirjutanud oma abikaasa Marianne Kõrveri esimesele tükile ma kirjutasin muusikat niimoodi, et ma ei käinud praktiliselt üheski proovis, ta lihtsalt ütles mulle, kirjeldas mulle situatsiooni ja ütles, mida ta tahab ja ma tegin. Aga näiteks, kui ma käisin esimest tükki Draamateatris tegemas, siis ma olin praktiliselt kogu proovitsükli, viibisin ise ka proovis ja elasin seda ise läbi, see oli hästi põnev periood. Et sain nagu selle pere osaks seal. See kontsert, mis nüüd siin Hobuveskis aset leiab 30. jaanuar, sisaldab endas nagu noppeid siis viimase, ma ütleks äkki 8 aasta nagu töödest. Seal on niisugust seisundimuusikat, samas on seal nagu dramaturgiline kaar jookseb läbi, et on üllatusi. Ja mulle endale on hästi oluline, et muusika ei oleks etteaimatav ja et oleks selliseid üllatavaid momente ja et see lugu hoiaks kogu aeg nagu mingisugune pinge säiliks, et ei hakkaks igav.